seisad kesk suletud seebimulli, oled ja viskad kirja ja kulli. Ümber on aega, on natuke ruumi, pöörlevaid pilvi, tiirlevaid tuumi, juuri ja tüvesid, õisi ja lehti, savi ja õhku, millest meid tehti. Kes need hetked kõik ajaks lükkis, tõstab su lendu maailmaga tükkis. Siis aga lind pillab valguse nokast, langeb su maailm vastu okast, orjavitsas, ämbliku võrgus, kaduvas piisas veel peegeldub kõrgus. Kas sa kursis ka mitu korda sind on esitatud Nobeli kirjanduspreemiale? Räägitakse. Üks kord vist Soome kirjanike liit ja teine kord, seda ma tean nüüd väga kindlalt, seda rääkis mulle ise kadunud Česlav Miloš, et tema esitas mind. Miloš mind kuidagi patroneeris, ma talle meeldisin millegi pärast. Ta on mind tõlkinud ka inglise keelest poola keelt. Aga rohkem ma ei tea. Kõik muu on kuulujutud ja isegi neid ei ole minuni eriti jõudnud. Aga kas sa ei ole mõelnud, et Kaplinski Pariisist või Kaplinski New Yorgist oleks veidi tõenäolisem Nobeli saaja kui Kaplinski Tartust? Ma ei tea, ma ei tunne neid asju nii hästi. Ja see, ma ei tea, see mind ka nii sügavalt ei huvita. Aga sa mõnikord, ütleme, oktoobris sellel neljapäeval, kui antakse teada see järjekordne laureaat, oled sa mõni aastaga tundnud sellist ärevust või rahutust? No ausalt öeldes teatav huvi ikka on, sest ma tean, et mind on esitatud. No järelikult võiks ikkagi vaadata ja kuulata, et kas, aga ma tean, et see tõenäosus on üsna väike. Ükskord kutsuti mind ja abikaasat ju nendele Nobeli pidustustele Stockholmi. Seal me olime aukülalised. Olime saalis, kui saabus kuningapaar ja kõik ja see oli väga uhke kõik. Aga ausalt öeldes mind niisugused asjad eriti ei morjenda või ma ei ole seltskonna inimene, üldse mitte. Ma tunnen ennast kõige paremini metsas. Ja ma mäletan, inimene, keda ma mingil määral tundsin ka Nobeli preemia saanud Seamus Heaney. Göteborgi raamatulaadal kunagi sattusime kokku ja tema oli just eelmise aasta laureaatist. Ja siis oli seal üks tuba või ruum, oli siis selle, kus luuletajad lugesid igasugused karvased ja sulelised Rootsi ja muud oma luuletusi. Ja need auditooriumi oli siis, ma ei tea, 20 inimest, võib-olla 30, võib-olla 15. Ja siis pidi Seamus Heaney lugema. Ja siis tuli see asi üle viia suuremasse ruumi, sest rahvast oli tohutult. Ma ei tea, see moonutab kuidagi tegelikku pilti kirjandusest. On see mass, eks ole, natuke paremat, natuke halvemat ja siis on üks niisugune mäekõrgune, mastikõrgune Nobeli laureaat. Kirjandus ei ole selline. Ja küsisin Seimuse käes, et kuidas on, how is it? Siis ta ütles, ta oli vist kergelt, ta oli napsiga võtnud, you know, it's a job. Talle ka see väga ei meeldinud, see kuulsus ja kõik see jama. 10 aastat tagasi, kui tegin sinuga intervjuud, siis sa ütlesid, et Ameerika saatkonnas Tallinnas sulle enam ilmselt viisat ei antaks. Mis põhjustel sinu suhted tookord nii halvaks läksid Ameerika Ühendriikidega? Mäleta, aga see võis olla selle Iraagi ja selle väikse märgukirja tõttu, mis ma kirjutasin selle Iraagi sõja vastu. Kellele siis? See lugu oli niimoodi ja mulle kuidagi oli väga vastumeelt see, mis toimus. Ja nüüd on ju sellest räägitud ka. Et kui Eesti, Läti, Leedu ja ma ei tea, mis välisministrid kirjutasid alla ühele dokumendile, mis kiitis palavalt hääks suure Ameerika rahva õigustatud aktsioonid
ja nii edasi, nii edasi. Ja mina kirjutasin oma märgukirja ja sellele hakati alla kirjutama, ma ei mõelnud teda sellisena, aga neid allkirju tuli päris palju ja see jõudis vist isegi Iraaki ja niimoodi. Ja noh, siin kui noored avaldasid meelt Ameerika saatkonna juures, siis kapo neid töötles ja see kõik oli nii sarnane sellele nõukaaegsele, räägiti, et te olete noor inimene, ärge rikkuge oma elu ära ja niimoodi. See kõik oli mulle tuttav vanast ajast. Ja nüüd, kus Harri Tiido või kes rääkis, ja et see oligi nii, et Eesti, Läti ja Leedu mehikestele ja naisukestele pandi see paber ette ja öeldi, et oleks meeldiv, kui ta alla kirjutaksite. Ja tema vist... Aga nad siiski arutasid asja ja mõtlesid, et see oli tõesti ebameeldiv. Tõesti, nagu nõukogude ajal, eks ole, kirjutate alla Solženitsõni vastasele mingisugusele asjale näiteks. Ja siis leidsid, et ikka peab kirjutama, et muidu kui kirjutame, siis saame paari väikse malgaga, Lääne-Euroopas ja seal oli paha meel. Aga et kui ei kirjuta, siis saame suure malgaga, nii et sellest on raskem toibuda. Aga Ameerika avaldas jõhkrat survet, et saada toetust oma aktsioonile, mis tegelikult oli täiesti rumal, mõtlematu ja saavutas hoopis vastupidiseid tulemusi sellele, mida oleks nagu oodatud või loodetud. Aga ometi jälle tulles tagasi sellise baasteose nagu sinu kirjavahetus Hella Krabiga juurde, siis võib sellest näha, et sa oled Ameerika president ja Ameerikas sisepoliitikat ja välispoliitikat jälginud samuti pool sajandit. President alates Kennedyst ja siis ilmselt kuni praeguseni välja. Mis arusaam või mis mulje sul on praegusest presidendist, Obamast? Obama on tore inimene, aga ta on nii käsist jalust seotud, et ta minu meelest ta ei suuda oma poliitikat järjekindlalt läbi viia. Ja tulemus võib olla see, et ta läheb ajalukku kui õnnetu president, kes ei saavutanud midagi või midagi selle taolist. Kuigi ühe asja ilmselt ta suudab läbi viia, see on mingisugune tõsine poliitiline pööre Lähis- ja Kesk-Idas. Ja kuidas see tema tervishoiureform lõpuks, võib-olla järgmised presidendid nullivad selle ära jälle. Aga selles presidentide pikas revis, mis sinu jaoks algab Kennedyga, mis koht on Obamal oma maailmavaatelt? Vasakliberaal võiks öelda. Lääne-Euroopas, kui ta elaks ja tegutseks, oleks ta kahtlemata sotsiaaldemokraat. Seal ei ole mingit kahtlust. Nii nagu oma kamba inimene, tunnen ära. Aga Ameerikas on vastuseis igasugusele sellisele, ma isegi sõna sotsialism, see on ju lausa sõimusõna. Liberaal on sõimusõna Ameerikas nii nagu Venemaal, aga teatud ringkondadele. Aga sotsialist, seda ei julge vist keegi ennast öelda, et ta sotsialist on. See oleks poliitikule enesetapp. Samuti sa oled pool sajandit jälginud Ameerika mustanahaliste ja samuti Ameerika indiaanlaste eluolu. Kuidas nemad elavad? Mustade ameeriklastega ma olen küll elus kokku puutunud, aga tegelikult mõlematega ma ei ole küll eriti jälginud. Jah, nende muusika mulle küll meeldib, aga nende poliitilisi probleeme ja muud loomulikult tundsime kaasa ja elasime kaasa Martin Luther Kingile ja sellele aktsioonile. Indiaanlastega ma olen nende suhtes rohkem huvi tundnud ja lugenud palju. Kuidas neil läheb praegu Ameerikas? Oleneb, kuidas kuskil. Võib mõnel pool väga halvasti. Mõnes reservatsioonis on ikkagi paduv alkoholism, haigused, suhkruhaigus, vale toitumine, alkohol ja see kõik. Ja niisugune perspektiivitus, tööd ei ole, elavad abirahadest, mis on ju ka demoraliseeriv täiesti.
aga mõnel pool, kus nad on suutnud nagu ise oma asju ajada, rohkem pole viga. Ameerikas on igasugu võimalusi, et väga erinevalt, nii palju kui mina tean. Vestleme Tartu Tähetornis ja see on väga sobiv ümbrus, et avada üht tahku sinu huvides, astronoomia. Millal sinust sai astronoomia huviline ja miks? Tähendab, kõik need huvid teaduste vastu on mul lapsepõlvest kaasa saadud, osalt tänu vanaisale ja võib-olla ka siis sellele, et meie koju osteti need populaarteaduslikud raamatud ja Nõukogude populaarteaduslik kirjandus oli väga hää, väga kõrgel tasemel. No just loodusteaduste osas, mitte ajaloo osas loomulikult. Mäletan raamatut, kas autor oli Ivanovski Päikese perekond, mida ma lugesin, ma ei tea, 10 korda järjest, siis mingi raamat jutustusi elementidest, keemia, siis Perelmani raamatud huvitav füüsika, huvitav mehaanika ja veel seal huvitav astronoomia on ka. Ja siis oli seal Iljini Inimene ja loodusjõud ja need raamatud, need olid minu lemmikraamatud ja siis Jäljed kivil geoloogiast. Ja see huvi ei kadunud kunagi päriselt, aga siis võib-olla kui me maale selle maja muretsesime ja seal elama hakkasime, siis sai ka neid tähti rohkem vaadeldud. Ja ükskord ma mäletan hästi, poisid olid koolipoisid siis kuskil keskkooli alguses. Ma näitasin neile neid tähtkujusid, mida ma tundsin ja neid ei olnud väga palju, aga need põhiliselt seal. Ja vanem poeg Ott hakkas pärast seda muutus ta niimoodi amatöörastronoomiks, tegi ise endale pikksilma, kombineeris mingist vaatetorukesest. Hiljem ostsime kooli pikksilma, see on meil praegu olemas, Vene väike kooliteleskoop. Ja siis ta hakkas käima, no ta on tõeline teaduse inimene, ta ongi majandusdoktor praegu. Hakkas käima neid vaatlusi tegemas, pidas vaatluspäevikut ja see. Aga hiljem ta läks üle majandusteadusse. Pärast magistrikraadi kaitsmist, mida me mäletan, me olime siin kõik üleval Tähetornis, tema juhendaja Einasto ja veel mõned inimesed. Vaatasime Tartu poole alla. Ja mul hakkas natuke kahju ausalt öeldes, et ilus asi astronoomia ja nüüd ta enam ei tegele sellega. Ja siis ma mõtlesin, et ma vaatan siis ise natuke, temal oli jäänud neid raamatuid igasuguseid ja lugesin läbi tema ülikooli astronoomia põhikursuse ja siis tuli see huvi nagu tagasi, siis ma hakkasin lugema ja siis ma käisin, tekkis mul Tõraveres mitmeid sidemeid ka osalt oma poja Minija kaudu, kelle onu seal töötab ja on. Ja hakkasin Tõravere seminaridel käima, kus räägitakse siis astronoomia uutest asjadest ja kuidagi see niimoodi tuli. Ja see tunne, et nagu mingisuguse teadusega tahaks ikka kokku puutuda, ma ei ütle tegelda, aga vähemalt teada, mis seal toimub. Et oleks ülevaade, sest ma tunnen, et nii nagu Poirot, et need hallid rakud tahavad mingisugust seda sorti toitu ka. Millal sa viimati teleskoopist taevast vaatasid? Mulle kingiti üks suur korralik amatöörteleskoop, aga see on maal nii raske tassida, siis ma usun, et võib-olla sel sügisel tõin selle vana kooliteleskoobi välja ja vaatasin midagi. Praegu on Jupiter väga ilusti näha õhtu taevas. Jupiter on kaksikutes, ma ei tea, mis see tähendab astroloogias. Aga niimoodi kenasti kõrgel ida taevas õhtul. Kosmoses tiirleb asteroid 29528 Kaplinski. See on avastatud aastal 1998 ühe Tšehhi astronoomi poolt. Kuidas see sai sinu nime? Eks tänu Tõravere tutvustele. Inimesed, kes tšehhidega on niimoodi seotud. Eks vist oli probleem, et paneks kellegi eestlase nime ja eks siis susati see nimi ette. Kui palju seal kosmoses on eestlaste nimelisi objekti peale Öppikordi Pirla? Ma kunagi püüdsin nad kokku lugeda, aga ma seal raamatus vist ei ole. Öppik on kahtlemata, Kipper vist on, kas see Einasto on muidugi.
Struve on loomulikult. Kas asteroid on mõni selline, mis võib kunagi ka maaga kokku põrgata? Ei, minu teada mitte. Aga sa oled seda näinud teleskoobist? Ma arvan, et selleks peaks minema kuskile, kus sellega otse tegeldakse, sest Tartu teleskoop ei vaata asteroide. Tartu teleskoop tegeleb Tõravere oma tähendab spektritega, tähtede spektritega. See on hoopis teine rida. Ja ma kardan, et amatöörteleskoobiga võib-olla saaks ta kätte. Mis pagana tähe suurus ta oli, kas ta oli mingi 16 või no ühesõnaga ta on ikka üsna nõrgukene. Lapsepõlves ma lugesin seda ja see jättis mulle ikkagi väga võimsa mulje. Tegu on väikse sinise raamatuga. See, ja. Just. No seda ma püüdsin teha täitsa hoolega ja korralikult ja siin ma sain Uku Maasingu käest niisuguse kamalutäie raamatuid, mis mind väga palju aitasid, aga ma lugesin ka ülikooli raamatukogus oli see Journal of American Folklore. Ja need jutud olid midagi hoopis teistsugust, kui ütleme Eesti muinasjutud. Ma tegin ka 2 päikest, et oleks teistsugused jutud. Rääkides indiaanlast juttudest, siis ükskord mina üritasin tuvastada, kes oli see Kentucky lõvi, kellest Toots rääkis ja ma avastasin, et olemas mitu erinevat kandidaati selle nime peale või selle tegelaskuju peale, mitut erinevat isikut on nimetatud Kentucky lõviks. Mina ei tea, kui palju on uuritud, mingil määral on, aga see oleks kindlasti väga tänuväärt tegevus seda Eesti rahvaraamatut, mida Tootsid ja teised lugesid. Need indiaanlaste juttusi, sest Toots ilmselt vene keelt ei lugenud ja saksa keelt ka mitte, pidi see olema eestikeelne. Ma natuke tean, mis minu lapsepõlves, mis olid veel Eesti ajast jäänud, need niisugused odavad raamatukesed, seal oli Rinaldo Rinaldini oli üks ja siis oli Leichtveis oli mingisugune. Aga kes rääkis mulle ära, mis tähendab latipats? See oli Aadu Must, Riigikogu liige praegu. Nimelt, võtke pudel, mille peale on kirjutatud kapital C-ga ja vaadates läbi pudeli seda kirja loete latipak või latipats. Ja kapital pidi olema mingisugune viina või millegi mark või likööri või midagi sellist sel ajal, 100 aastat tagasi või veel varem. Aga kuidas on prantsuse keeles õige magus? Väga magus tredu. Läti keeles muidugi lotti kirjutatakse, on väga, aga kuidas magus on, ma ei tea. Toots ütles ka vist, et läti keeli või midagi sellist, aga... Prantsuse keeles on latipats õige magus. See oli prantsuse keeles. Ta ütles, et prantsuse. Et lati on õige ja pats on magus. Ei Toots jah oli kreatiivne tüüp. Hetkel on maailmas aktuaalne Marsi koloniseerimise projekt, mis otsib inimesi, kes saaks valmis sinna ühe otsa piletiga lendama. Kas siin ei ole mõelnud, et võiks, kui mitte ühe otsa piletiga, siis tagasi piletiga lennata Marsile või kuhugi mujale kosmosesse? Ei ole minul sellist huvi otseselt. Ja mul on tunne, ma võin nüüd eksida, aga minu tunne ütleb, et sellest Marsi koloniseerimisest niipea asja ei saa, et see on hoopis kaugema tuleviku muusika. Ja selline nimekas füüsik, ka Nobeli laureaat Steven Weinberg on kirjutanud üsna resoluutse artikli sellest, et ei ole mõtet raisata meeletut ressurssi, et inimest Marsile viia, kui kõike saavad teha robotitega. Ja kas kunagi, on sellisegi termin terraforming või ühesõnaga maataoliste tingimuste kujundamine näiteks Marsil või isegi Veenusel. Aga see on lihtsalt meeletult kulukas ja mul on tunne, et maa peal läheb varsti vaja, neid ressursse läheb kibedasti vaja, kuna maa kliima ikkagi ilmselt muutub ja selleks on vaja valmistuda. Ka Eestis. Pärnu madalamad osad on 1,5 meetrit merepinnast kõrgemal. Praegu vaatasin Wikipeediast võimalik maailma meretõus 100 aasta pärast võib olla kuni 2 meetrit.
on tõenäoline, et ta nii kõrgele ei tõuse, aga siiski see on võimalik. No siis saab tammid ette ehitada. Kuhu? Kui pikad tammid? Kas me terve Lääne-Eesti paneme siis või pool Lääne-Eestit piirame tammiga? Aga no Eesti olukord ei ole nii drastiline, kui seal mingid Bangladesh ja mõned saare riigid, mis lihtsalt seal arutatakse tõsiselt, et tuleb rahvas ära viia ja otsitakse juba võimalusi, kuhu viia ja sellega tegeldakse tõsiselt praegu. Mõned väiksed saare riigid Vaikses ookeanis. Eesti on küll astunud kosmoseriikide sekka. Eesti tudengitel lendab üks aparaat kosmoses ringi. Kui palju sa sellele kaasa elad? Ei, no see on tore, aga minul ei ole otsesidemeid, ma olen kuulanud ettekandeid ja ma tean neid inimesi, kes selle eestvedajad olid natuke, aga ja iga mõnda osalist. Ei, see on tore, tähendab, et noortele teadust tõesti lähemale tuua, näidata, et ka teadusega tasub tegelda, selleks on see muidugi prima asi. Oma blogis sa kirjutasid aastal 2010 ühest raamatust, mille autor on Richard Dawkins. See on ilmunud ka eesti keeles pealkirjaga Luul Jumalast, inglise keeles on The God Delusion. Selle raamatu taustal on hea küsida, mida sa ise arvad religioonist, ateismist ja Richard Dawkinsist, kes on nii särav ja vaimukas ateist? Suhtun temasse väga positiivselt. Kuigi ma ei lähe kaasa kõigi tema mõtetega, aga alati tuleb mõelda sellele, et Dawkins ei ole kunagi kedagi tapnud, kuulutanud, et kedagi peaks tapma või taga kiusama, sellepärast et ta usklik on. Aga samal ajal me teame, kui palju on usu nimel inimesi taga kiusatud, hävitatud, represseeritud. Nii et selles mõttes on minu meelest need ateistid on kuidagi, mida ma neile siis ette heidan. Maailmavaade ei ole asi, mida ette heita. Aga samal ajal minu meelest on religioonis nii palju varjul inimkonna igipõlist tarkust, et seda ei saa kõrvale heita. Ja mulle tuleb meelde üks teoloog, kellest ma väga lugu pean, see on Dietrich Bonhoeffer, märtri surma surnud Luteri teoloog, kes poodi üles koos luureülema Kanaarisega aprillis 1945, kuna ta oli seotud ka vandenõuga ja salateenistustega Hitleri vastu. Bonhoeffer kirjutab vanglas saadetud kirjas oma ristilapsele, et võib-olla tuleb aeg, kus niisugused mõisted nagu patt ja lunastus ja mis ta veel mainib, uuesti omandavad tähenduse, aga et see tähendus ei pea olema religioosne kontekst või ja minu jaoks need mõisted midagi tähendavad. Ma võiks nii-öelda evolutsioonilise psühholoogia või evolutsiooniteooria seisukohalt ka ehk mõtestada mõistet patt näiteks. Mis see siis võiks tähendada selle seisukohal? No see on, et inimene on saanud endale mõistuse, aga tema see emotsionaalne põhi, inimloomus on jäänud selleks, mis ta oli enne selle homo sapiensi teket. Et selles on mingi kohutav vastuolu ja see võimalus ja ka tegelikkus, et inimene oma mõistust kasutab ebamõistlikult. Ta kasutab seda oma impulsside, oma emotsioonide mõjul. Kuritegelikult näiteks kõik need internetipettused ja muud, mille taga on väga tugev intellektuaalne pingutus. Viirused ja kõik see asi, mis näitab, et see inimese ürgne Aadam, aga see on mingil määral päris patt. See on midagi, mis me oleme kaasa saanud, mille vastu on meil väga raske midagi teha, mis meid kogu aeg suunab ja võib viia kurjale teele. See on see. Kumb on Ameerikas suurem sõimusõna, kas sotsialist või ateist? Ma ei tea, ma arvan, et ateist on hullem, aga ma ei ole kindel. Aga samal ajal näiteks juudi filosoof, ka rabi, kas ta oli Marcel või Mark Waknin, on kirjutanud, et Jumalast saab rääkida kõige õigemini ikkagi ainult ateistlikus keeles. Nii et see asi on palju huvitavam ja keerulisem. Tõttu ma
ma ei tahaks teoloogiat ja kõike seda niimoodi üle parda heita. Aga Dawkinsisse ma suhtun väga-väga soojalt. Ma olen valmis teda kaitsma rünnakute vastu. Hetkel värskem sinu raamat, millel on kaanel su nimi, on Sõprade kirjad on suu poole teel, mis sisaldab sinu kirjavahetust Hellar Grabiga. Vanasti vahetati väga palju kirju. Kui suur on läbi elu olnud sinu kirjavahetus ja kui tähtis roll oli selles kirjavahetuses Hellar Grabiga peetud kirjavahetusel? Jah, see kirjavahetus, ma väga palju vahetasin kirju tõesti just välismaal elavate, küll sugulastega. Arvo Mägi oli näiteks mu sugulane ja ta pidas sest sugulusest palju, aga ma kirjutasin ka, kui tekkisid need kirjanduslikud sidemed Ivar Ivaskiga, Ivar Grüntaliga, nendega on päris palju kirju vahetatud ja nende kaudu tekkisid veel muud sidemed, seal nagu Gary Snyderiga ja veel mõne inimesega. Ja see kirjavahetus on mingil määral on mul säilinud ja see on üsna mahukas, nii et sealt ilmselt annaks veel avaldamiseks materjali. Aga see oli see aken. Üldjuhul kirjad ikkagi tulid läbi. Aga muidugi need kirjad registreeriti, loeti läbi ja kui ma hiljem juba Eesti Vabariigi ajal nägin oma väljasõidutoimikut selles endises KGB arhiivis, mis nüüd on nagu liidetud, siis seal oli kõik mu kirjavahetus oli üksipulgi registreeritud ja oli mainitud, kes on kes umbes ja ka vist lühidalt iseloomustatud mõningat osa sellest kirjavahetusest. Ühe kohta oli öeldud, et no see kõik oli venekeelne. Ljubovnovo sadržanje, niimoodi armastusliku sisuga niimoodi sõna. Ka selline kirjavahetus. Nad märkisid selle ära ja kõik minu välissidemed olid seal kirjas. Et hakkas tähestiku järjekorras või kuidagi teha. Selle kirjavahetuse eessõnas sa ütled, et mängisid nendes kirjades natukene nõukogude inimest, et kirjad läheksid tsensuurist libedamalt läbi. Mida sa seal täpselt mängisid? Sest ma ausalt ütlen, siis mul oli väga raske seda nõukogude inimest, seda nõukogude inimese kihistust sinu puhul seal leida. Noh, võib-olla see, et ma sajatasin Ameerikat ja võib-olla mõningaid muid lääne asju kõvemate sõnadega, kui ma oleks seda muidu teinud. Ja muud midagi? Nojah, et siinsete asjade suhtes kriitilisi sõnu ma eriti ei pruukinud. Jätsin ütlemata väga paljud asjad, mis hingel olid, mida oleks, millest sai räägitud ja mille pärast muretsetud, sellest ei saanud kirjutada. See, millest ei kirjutanud, on võib-olla palju kõnekam selle asja juures. Nendes kirjades sa muretsed väga palju Ameerika indiaanlaste pärast. Ja minu meelest see on väga huvitav, et ise elades Eesti NSV-s, mitte välja saades, tundes siin ängistust, sa ometi muretsed Ameerika indiaanlaste pärast. Et kas ei olegi nagu see kõige õigem vasakpoolsus või? Ma ei tea, eks see vasakpoolsus tuli ka ju sellise lainena, tuli läänemaailmas, see on nii naljakas, et ka mäletaks, see oli see äkki Paul-Eerik või keegi ütles, et nojah, et vasakpoolsust peame ka läänest importima. Et selle asja kogu absurdsus tuli sellega välja, et oma vasakpoolsus, marksism, leninism nagu ei kõlvanud, aga lääne oma kõlbas. Aga ma ei tea, see on lihtsalt kuidagi lapsepõlvest pääle see mingisugune huvi ja kaastunne ja kaasaelamine. Indiaanlased, no nad on ühed neist vähestest loodusrahvastest või kuidas nimetada, kellega valge inimene ja haritud valge inimene otse kokku puutus. Sellest on ju Alfred Gröber kirjutanud raamatu Ishi, mis on võib-olla ka eesti keeles isegi olemas. Tähendab, kui üks California pärismaalane, viimane oma suguharust või sellest suurperest
kukkus näljast ja külmast kokku Los Angelese tapamaja juures. Ta leiti ja temaga hakkas tegelema see antropoloog Alfred Gröber, kes kirjutas üles kõik, mis see mees Ishi, see oli tema varjunimi. Tema tegelikku nime ta ei avaldanud, nimi on saladus. Tema päris nimi tähendas inimest. Ta rääkis ühesõnaga ja temast tehti filmi ja kõike, nii et otsene kokkupuude etnograafi ja tõepoolest täiesti teisest maailmast tulnud inimese vahel. Ta näitas, kuidas tehti ränikivist noole otsa ja kõike seda. See oli tema kultuur veel. Muide, kas ei ole need väidetavalt elavad mingisugused hõimud siiamaani veel mingisugustel Kaug-Ida saartel ja on väga sõjakad, ei luba kedagi enda juurde, kui lennuk lendab üle, siis loobivad neid kivide ja muude põnevate asjadega? Tähendab, võib-olla sa mõtled või see näib käivad selle Andamaani ühe saare kohta, kus elavad veel inimesed, kes kedagi endale vähemalt võib-olla nüüd on midagi muutunud pärast seda suurt maavärinat ja tsunamit, mis ka seal üle käis osalt. Nemad ei lasknud kedagi ligi. Et kuskil veel on seda puutumatust meie planeedil? Ma tean, ma käisin Peruus ja seal on Titikaka järv ja üks saar Titikaka järvel on ka selline, kuhu võõraid ei lasta. Seal elavad ainult Aymara rahva ja see saar on nii nagu nende omavalitsus ja nad võiksid ja võib-olla kedagi lasevad, aga seni minu teada ei ole vist peaaegu keegi sinna saanud, keegi võõras. Rääkides tänapäevast, siis kui palju erineb vasakpoolsuse tähendus Eestis vasakpoolsuse tähendusest näiteks Pariisis? Ma ei ole tükk aega Pariisis olnud ja vasakpoolsetega seal eriti kokku puutunud. Võib-olla pigem on asi selles, et parempoolsus Eestis tähendab midagi muud kui sääl. Sest säälsed parempoolsed on enamasti ka niisugused konservatiivid ja väga sageli see on juba niisugune perekond, kes on põlvest põlve ajanud, tegelenud ettevõtlusega ja nii edasi ja nii edasi. No, aristokraatia muidugi on seal ja Eesti on ju ikkagi niisugune talupoeglik matslik rahvas selles mõttes. Meil ei ole sellist traditsiooni. No Eestis ju ka küllalt palju ettevõtlust ja pangandust oli ka baltisakslaste ja sakslaste käes. Võt midagi seesugust. Ja vasakpoolsus seal on siis nagu vastureaktsioon sellele. See on protest sellele traditsioonilisele konservatiivsele teatud kliki vaimule, mis ikkagi nendes ringkondades on. Aga meil on kõik teistmoodi. Aga niisugust väga ideoloogilist vasakpoolsust Eestis minu meelest nagu olulisel määral polegi. Nii nagu ta läänemaailmas ikka on, mingisugune neomarksism ja muu selline. Seda meil praktiliselt ei ole. Kui suur vastaline sa Eesti Vabariigis oled? Vastaline? Pean silmas seda, et sa ei tunnista Eesti Vabariik oma kodumaana, sõdid keeleseadusega, boikoteerid eesti keelt, oled intellektuaal, vasakpoolne, sekundeerid ateistidele ja seejuures veel avaldad oma seisukohti väga valjuhäälselt ajakirjanduses avalikkuses. Eesti ühiskond ei neela ju sellist asja nagu väga alla. Kui suure vastalisena sa ennast tajud Eesti ühiskonnas? Ma ise ei ütleks nii radikaalselt, et ma boikoteerin eesti keelt, kirjutan ju sirpi ja võtsin ka sest asjast osa ja ikka räägin praegu, eks ole, eestikeelsele televisioonile eesti keeles. Aga kriitilised mõtted on ja ega ma neid vaka all väga ei hoia, aga väga valjuhäälselt me neid ka välja pole öelnud. Ja samal ajal mõnes mõttes ma tunnen ennast hingeliselt ka tegelikult hoopiski konservatiivina, ma kuidagi viisi. Mul on mingid nostalgilised tunded hoopis Vene impeeriumi suhtes ja niimoodi. Ma tahaks kirjutada vene keeles vanas kirjaviisis nende, nagu Toots küsis, kuda vene keeli jätt kirjutatakse. Sinu blogis on näha seda? Kirjutan jättide ja fitaadega. Et selles mõttes olen väga vastuoluline inimene, et ühelt poolt sotsiaaldemokraat ja teiselt poolt kuidagi
monarhist. Vaikselt Vene monarhist. Aga samal ajal Vene monarhistid, nii palju kui internetist on lugeda, ka nendega küll erilist klappi ei leiaks. Need on ikka päris hullud, kellega mina olen interneti kaudu tutvunud. Aga noh, mingis mõttes see oli Eesti rahvale peaaegu kõige ilusam aeg, oli see 1900. Jah, 20. sajandi algus kuni sõjani ja veel sõjaaja alguski. Kas sa ei ole kunagi mõelnud, et näiteks, no kuna sa kritiseerid Eesti ühiskonda ja Eesti Vabariiki ja ikkagi mingil määral mõjud vastalisena, kas sa ei ole mõelnud, et Kapo näiteks võib sind salaja pealt kuulata või jälgida su tegevust? Noh, võib küll jah, kui tal targemat teha pole, aga no mis siis ikka. Ma olen harjunud kasvanud hoopis teiste organite valvsa silma all. Kui see Kapo vahel hämmastab mind oma, ikka otseselt öeldes rumalusega, mõned tema aktsioonid olid küll. Kui palju su ümbrusesse kuulub moodsat tehnikat? Tarkvara, riistvara, iPad, iPode, lugereid? Mul üks, mida minu perekonnas kutsutakse tabletiks, on toredad eestikeelsed sõnad, tablett ja tabletinahk. On tuttavad? Tablett on ju, see on inglise keelest ju, kui me peame silmas väikest pisikest lamedat arvutit. Poisid kutsuvad tabletiks. Ja see inglise keeles ka sama. Ja tabletinahk on see, mille sisse ta läheb. Igal juhul fotopointi poes küll nad teadsid seda, mis asi see on. Ja ei, selline on mul olemas, ma loen sellega põhiliselt raamatuid. Palju muud ma taga ei tee, aga no siis vahel jookseb ette, et sul on jälle meil tulnud, siis ma vaatan, mis see on. Ühesõnaga, sinu raamatu kokku kuulub ka e-raamatuid? Ja. Mul ei ole riiuli ruumi enam, kus ma need raamatud paneks. Kunagi sa otsisid majakest mere ääres, tahtsid kuulata merekohinat, siis said majakese Tartu taha. Kas sa seda merekohinat ikka veel? Kõike head ei saa. Ma olen hinge poolest sisemaa inimene, südamaa inimene. Esimest kord sattusin mere äärde, kui ma olin 8 või 7 aastane. Ja selle tõttu, no muidugi kena oleks, kui oleks selline koht mere ääres, kuhu minna, aga mul ei ole. Katsed seda leida koos ühe teise perega läksid luhta, soomlased jõudsid ette ja maksid üle ja noh, väevalt see muidugi oleks saanud teoks. Aga noh, mere äärde sõita, eks ikka saab. Selle suve suursündmused on jalgpalli MM ja laulupidu. Kas need kuidagi mõjutavad sind või? Ei. Osaled sa? Võtta kumbaski osa? No üks lapselaps laulab kooris, ilmselt läheb laulupeole, ta on juba käinud seal. Aga jalgpalli sa telekast ei vaata? Ma arvan, et tugitoolisport on tervisele kahjulik, sellepärast ma sellega ei tegele. Ma lähen parem metsa ja teen puid või sõidan rattaga natuke ringi.